Aga head spordisõbrad, head rattaspordifännid, olete tulnud kuulama jälle siis Eesti ainukest, aga seetõttu ka kõige professionaalsemat rattaspordi taskuhäälingut. Mina olen Kristo Envaga ja minuga koos on siin Eesti jalgrattaspordi legendid Rene ja Jaan. Rene ja Jaan, kuidas teil läheb? Legend on mul sinna vasakul käel, on ju, et see mitmuses ei pea nimetama. No siiski, sinu karjäär on ka viinud sind erinevatesse toredatesse kohtadesse ja isegi ka poodiumile tihtipeale. Aga tänases siis saates vaatame natukene tagasi, kuidas läks Tour of Estonial, Eesti ratta maastiku kõige suurem sündmus oli siin nädalavahetusel. Hüppame korra Itaaliasse ja siis vaatame, kuidas Giro läks. Ja siis vaatame natukene tulevikku, ehk siis mis ootab meid rattaspordi pühal graalil Tour de France'il ees. Aga Tour of Estonia lõppes, Eesti koondis oli seal, lisaks oli ka Eesti siis ainuke praegune profitiim, Quick Pro tiim peal. Alustamegi Eesti meeste tulemustest. Normo Vahtra 5. kokkuvõttes, Pajur 8., Lauk 15. Kuidas rahule jätta Eesti meeste sõitudega Tour of Estonial? Rene? No tõsise rattafännina oleks soovinud näha enamat, et õnneks päris seda öelda ei saa. Ma pidin paduvihmas külmetama ja kaasa elama, sest vari oli pea kohal, aga selle valguses oleks nende ergutushüüete ja kellakõlina peale soovinud näha natukene enamat tulemuse mõistes, aga Jassiga koos siin just ka käisime veel neid mehi läbi, kes seal eesotsas olid, siis tegelikult ega vastased ei olnud üldse papis poisid, ja meil ju oli suhteliselt noor koondis väljas eestlastel, et Norman oli jah kogenud vend ja 5. koht oli soliidne tema poolt, ma arvan. Ja võib-olla lihtsalt noorte kuttide jaoks oleks olnud ka natuke palju tahta, et teha paremini. Samas kodus võiks nagu 110% rajale jätta, et eks ikka seda soovitakse. Ma ei tea, Jass, kuidas sina näed seda? No, ma tean seda, et Romet Pajuril läks esimene etapp täiesti aia taha, et seal oli üks veokas väga vales kohas peale kurvi ja sinna läks tema nagu see hea koht etapil. Norman siiski päästis ära oma 3. kohaga Eesti koondise nii-öelda. Aga Quick Pro läks tegelikult mõlemad etapid suhteliselt aia taha, et ma ei teagi, mille taha see jäi. Nojah, tundub, et see rada on ka nagu päris raske, et ta on iga aasta natuke raskemaks tehtud, et Indrek Kelk on siin päris hästi juurde kruttinud, et ma mäletan, kui ma ise veel sõitsin seal 11, 12 ja 13 vist oli juba Eesti tuur, et 12, 13 oli GP-d. Et siis see rada oli veel suhteliselt selline seeditav, kuigi ta ka siis oli juba selline siklokrossi maiguga, et palju kurve, mõned üles-alla lõigud, taktikaliselt teadsid, kuidas sõita, siis oli päris kõva eelis. Aga rada ise nüüd on see linnaring tehtud ikkagi selle Munakivi lõiguga ülesmäge, allamäge, pluss nüüd ka see raekoda sinna juurde toodud. On ring tehtud lühemaks, äkilisemaks ja tegelikult, mis mängis kõvasti rolli see aasta, oli kindlasti see, et terve Turu tänav oli vastutuul. Et isegi kui seal Tähe tänava peal proovida, mis on tegelikult selline magus koht peale neid tõuse, kus kõik tahavad võib-olla korraks hingata ja peale seda tekib väike selline momentum, kus nagu see vahe käriseb, kui vahe eest ära saada, siis tegelikult see Turu peal puhus nii kõva vastutuul see aasta, et pundist nagu enesest lahti rabedada oli raske, aga samas, kui sa oled juba vahega ees, nagu meil see jooksjate grupp oli, siis see ring, kui see tähele nüüd välja arvata ja seal ees ühtlaselt minna, siis ülejäänud pundil on teda raske püüda, sest ülejäänud rajast on ikkagi nii palju üles-alla vasab parem, et sellist tööd organiseerida raske ja võti sellele võib-olla oleks see, kui sõit suhteliselt alguses kohe raskeks teha ja juppideks tõmmata, mitte lasta niimoodi, et rõõvi mingi distantsi peale proovida mingi hetk püüdma hakata, et see, kui olid kunagi ühepäevasõidud, siis see ei toiminud, siis tõmmati kohe juppideks, siis see oli teada, et siis alguses on vaja kohe sõit ära teha ja tehtigi sinna vahepealsetel aastatel, kui ta oli tuuri formaadis, siis seal suudeti seda nagu teatud nõksudega päris hästi tegelikult kontrolli all hoida, seda sõitu. Aga nüüd see rada on veel intensiivsemaks läinud, et ma kardan, et ainukene võti võib-olla ongi Tartu uuesti nagu Tartu GP kunagi
sõit tuleb kohe juppideks tõmmata. Aga tundubki, et meil oli Eesti koondis oli tõesti, nagu välja tõite, ka üsna noor, lisaks siis kogenenud Norman Vahtra. Võib-olla oligi, nad sõitsid natukene liiga kaitsvalt, et kas taktikaliselt nad oleks võinud ikkagi nagu aktiivsemad olla ja eks oli ka rattaspordifännina oli kurb ikkagi, et selles otsustavas minekus ei olnud eestlasi sees. Kas oleks pidanud teistsuguse taktika valima ja noori mehi pigem kasutama rohkem rünnakuteks? Jaan, äkki oskad? Ma arvan, et üks võtmekoht oli see, et üks eest ära oli ju liidermeeskonnast ja siis ülejäänud paljud tiimid olid nagu natuke peata. See lasti väga kaugele ja keegi ei arvanud, et mehed võib-olla nii tugevad on. Ja siis hakati taga ajama, siis läks punt suhteliselt ruttu katki, tänu vihmale ka loomulikult. Ja neid töötegijaid lihtsalt ei olnud enam. Toodi küll seal 3 minuti pealt alla minuti tagasi. Alla minuti oli lõpuks vahe on ju seal. Aga jõudu jäi puudu lihtsalt peagrupis, et need kinni võtta. Me siin räägime, et oleks see võinuks, siis ma siia vahele torkan kohe, tõmbasin ProCycling Statsi lahti ja vaatasin, kuidas siis Leedus Martin Laas mõned minutid tagasi võitis esimese etapi Leedu tuuril. Kuritskarl oli 4. ja Norman Vahtra 5., Lauri Tamm 9. Et võib-olla Eesti tuuril siin asjad väga hästi läinud ja eks võidusõidud ongi sellised, et vahest läheb hästi, vahest halvemini. Aga tundub, et Leetu mindi ikkagi näitama, et ollakse mehest väljas ja vastased on samad ja enamgi veel. Seal on startlistil oluliselt pikem ja tugevaid tiime oli mujaltki kohale tulnud. Aga see, kui vaadata see sama Leedu tuur, mis nüüd algas mitmepäevane võidusõit vist 5 etappi ja kunagi tegelikult Tour Estonia oli ka 2013 aastal, kui esimest korda Tour Estonia algas, siis oli ka 5-etapiline korralik võidusõit. Millist siin vahepeal on olnud prolooge Tallinnas seal lauluväljakul, millist nii-öelda kui oleks võimalus mingi etapp juurde lisada, et Tour Estoniale veel rohkem tiime saada ja seda veel huvitavamaks saada, millise formaadi te lisaksite sinna? Ma arvan, et mingisugused Otepää kandis annaks välja mõelda väga häid ringe, et natuke veel küklikum võib-olla. Ja ma olen Jassiga nõus, et kui ma saan aru, et üks asi on see, et võib-olla Tallinna linnaisadele on vaja meeldida ja seal ka mõnda poliitikut kiusata nende munakivishilutiste peal ja panna need Riigikokku minevad tänavalõigud kinni seal mõneks tunniks. Proloogi tarvis oleks ka päris tore, nagu ma mäletan, 2013 oli kõva poleemika, kui seal vanalinnas ringi rallitati ja tegelikult see oli kihvt. Et seda võiks kindlasti teha ja see püüaks ka Tallinnas pilku ja ka rohkem võib-olla selle Eesti rahva tähelepanu. Lihtne ka kaasa elada õhtustel tundidel ja selline turistile hakkab ka silma, et midagi toimub ka siin. Siis ma olen nõus, et kui me tuleme järgmise etapiga sealt Tallinnast Tartu ära, siis see ongi paras. Tartu ring on ka vinge, aga kui midagi juurde teha, siis kindlasti tuleks mõelda rohkem Lõuna-Eesti poole. Või Lõuna-Eesti peale. Siin on ilusid maastikke, võidusõitu oleks põnevam. Kindlasti annab neid ägedaid kohti siit leida ja kindlasti on kõva pluss ka see, kui oleks telepilt või kas või veebipilt, et ka praegu kaasa elades me küll korra nägime iga ring ja oli ka mingi info rajalt olemas, mis kus toimub, aga tegelikult tahaks ju telepilti näha, tahaks näha, kuidas võidusõit käib ja seda on võimalik ka eksportida mujale, et kahju jah, et praegult see Eesti tuur on jäänud natukene nendest tõmbetuultest, et ei ole piisavalt seda eratoetust sinna saadud, et oleks võimalik veel rohkem riigiraha kaasata ja sinna juurde neid etappe ehitada ja seda tuuri nagu vingemaks teha. Kindlasti leedukatest müts maha. Muidugi ma teen siia kohe ka sellise märkus, et Eesti tuur on esimese kategooria UCI-sõit, et seda ongi natukene kallim. Ja muidugi tuleb leedukate eest muidugi tuleb müts maha võtta, aga eks selle Leedu tuuri hind on kahjuks Balti keti velotuur. Et seda me nüüd teist aastat näeme, et kus leedukad valisid enda tuuri tegemise siis ja tänu sellele Balti keti velotuuri enam siis koostöös 3 Balti riigiga ei tehta. Aga
aga jah, võib-olla Tour of Estonia eestlastel ei olnud nii hea, aga õnneks vähemalt siis Tartu rattarallil võeti kolmikvõit Lauri Tamm, Karl-Baltic Lauk, Romet Pajur. Ehk siis siiski võib vast öelda, et ka see noor Eesti koondis, kes seal peal oli, noh, nad said väga väärtuslikke kilomeetreid ja need mehed seal, noh, nii Romet kui Kurits on tegelikult ju pigem tuleviku tegijad, ega nad ei peagi praegu igal võidusõidul tulemust tegema. Või kuidas teile tundub? No ma arvan, et Romet võiks ammu juba teha neid tulemusi, sest ta oli juba juunioride klassis nii tugev, et temal ongi see arengukõver natuke nagu seisma jäänud, aga noh, seal on olnud tervisehädasid ja muid probleeme ka. Aga noh, tema potentsiaal võiks olla juba seal, et ta teeb täna tulemusi. Ja no olgem ausad, ega Rometile see esimene etapp Eesti tuuril kindlasti oleks sobinud, et nagu juba Jas mainis ka, et ta seal ühe rekka järel käru taha mõned kilomeetrid enne finišit kinni pidurdas, need positsioonid kaotas, et vaatasin ka ise ühte kõrvalt filmitud lõiku, kus kas järsku oli Tartu abilinnapea Leit selle filminud või oli keegi teine, mida ma märkasin, et tegelikult poole tõusu peal oli Romet veel päris kaugel, et ta tegelikult tõusu peal ikkagi liikus suurest pundist meestest mööda, et selles mõttes tal jalga kindlasti oli, et ta võib-olla ei saanud ennast realiseeritud esimesel päeval. Teisel päeval võib-olla temasuguse tüpaaži jaoks juba oli ka natuke raskem. Kokkuvõte oli mõnes mõttes esimese päevaga juba natukene paika loksutatud ja sealt pealt hakata midagi võluma, samal ajal kui sul on tiimiliidriks Norman Vahtra, kes kokkuvõttes on mängus sees, et on keeruline. Ja nagu ma ütlesin, ega need vastased ei olnud papist poisid, et endised Uno X-i profid ju. Ka see aasta seal see mees, kes meil siin kokkuvõttes teine oli, on võitnud ju mitu võidusõitu Euroopas, et ei ole absoluutselt lahjad mehed ja nende vastu minna on keeruline. Seda enam, et Eesti tuur on selline natukene mees-mehe tiimi vastu võistlus, sest neid tugevaid tiime või neid mitmeid tugevaid tiime, kes sõitu jaksaks teha, seal ei ole. Et seal on selline 3-4 tiimi seis, et võib-olla mis jäi natukene lahjaks oli see, et oleks oodanud Kukipoistelt nagu oluliselt suuremat osa sellel võidusõidul, aga no nagu näha, siis Martinil Eesti tuur täielikult ebaõnnestus, siis täna võis Leedus etappi, et noh, midagi ei ole teha, et teinekord lähe asjad nii nagu vaja. See on rattasport, õnne peab ka olema. Aga ma tõmbaksin joone vahele Tour of Estoniale ja hüppaks edasi järgmise teemaga, mis on siis, hüppame kaugele, Itaaliasse. Äsja lõppes Giro d'Italia, no, üks pingevõidusõit ja no alustame siis kõige tähtsamast või nii-öelda ikkagi suure favoriidina tiimi mõistes läks kindlasti UAE sinna, et UAE-l oli 4 põhimõtteliselt tiimiliidrit, Johanna Ayuso, Isaac Del Toro, nii Adam Yates, Brandon McNulty, aga lõpuks sai üks etapi võit siis Ayusole, katkestus Isaac Del Toro pikalt roosas särgis olnud, aga siiski teiseks. Kas UAE kaotas Giro d'Italia või Jumbo-Visma Yates võitis Giro d'Italia? Ma julgeks alustada ise sellest, et kui me räägime kaotajatest, siis kõige suurem kaotaja oli Red Bull Bora Hansgrohe Giro d'Italia. Et nad kaotasid Jay Hindley ja nad kaotasid Primož Rogliči. Et tegelikult oli kindel poodiumi mäng nende meestega ja hea võimalus võita üldse Giro ja neil oli ka vastavalt meeskond komplekteeritud. Et nad oleks kindlasti olnud väga tugev hammas UAE vastu enne Giro paberile vaadates. Ja sealt pealt, kui need korrektuurid ära tehti, ka Landa kukkus kohe esimesel etapil mängust välja. Kui ma nüüd õieti mäletan, et oli esimene etapp, siis justkui tundus, et paar kõva meest on seal viimaseks nädalaks mängust väljas ja UAE-l justkui neid kaarte võiks olla, aga tegelikult siis kolmanda nädala alguses hakkasid kohe need UAE nõrkused ka välja paistma. Ise ei tahaks küll olla meeskonnas, kus sul on 4 liidrit. Seda pinget ja seda paksu õhku seal bussis, olemata sellest, et kaamerad eest ja ilusid nägusid võib päris palju olla. Aga siiski noor 21-aastane Isaac Del Toro võimekuse mõistest oleks võinud ju võita, aga lihtsalt kas mängis taktikaliselt maha. Jass, mis sinu hinnang sellel on? No see
võtmeetapp oli ju see viimane etapp, et tegelikult Richard Carapaz tundus olevat kõige tugevam. Ja siis nad hakkasid ja see oli Simon Yates, jah, kes oli, tundus nendest justkui kõige nõrgem, aga kes võttis nagu kõige kaine mõistusega, kõige rohkem kaine mõistusega seda viimast. Ilmselt ta ühesõnaga eeldas, et ta seal tõusu peal liiga palju ka ei kaota ja teda ootab ees Wout van Aert, kes sõidab nendele kahele järgi, aga juhtus hoopis vastupidine, et need kaks omavahel, õigemini Carapaz üksinda paugutas nii kõvasti, et tõmbasid mõlematel hinged kinni ja siis natuke sihuke närvide mäng ja taktikamäng ja siis sai minut aega vahe sisse ja ootaski Wout teda seal üleval ja selle veoautoga siis need kaks käblikut nii-öelda ei lähe kuhugi enam. Aga kui jätkates veel ikkagi Isaac Del Torolt lainel, et mis see tunnetus on, et kas tegelikult UAE suuruses võistkonnas, Rene, sa väga ilusti ütlesid ka, et ei tahaks ise olla tiimis, kus on 4 liidrit. Et kas natukene see UAE probleem siin viimastel aastatel on ka see tõesti, et kui Pogačari sõidus ei ole, siis on ilmselgelt, et Pogačar on liider. Kui teda ei ole, siis neid nii-öelda number 2-sid on neil kogu tiim täis, et siis tekivadki sellised taktikalised probleemid. See ei ole esimene kord UAE-le. Kas tegelikult Del Toro sugune noor mees peaks äkki vaatama uue tiimi poole, et saada täisväärtuslikku tiimitoe endale või siiski see UAE selline keskkond pigem on sellisele noorele ratturile kõige parem koht, kus kasvada. Rene, mis sinu hinnang sellel on kui professionaalse spordidirektori vaatevinklist? No, ma ise arvan, et Del Toro on nüüd piisavalt seksikas ka UAE jaoks, et teda mitte kuhugi ära lasta. Et ennem lastakse sealt minema teised mehed, kes võivadki liikuma hakata siin mingil hetkel. Et ei ole üldse välistatud, et tegelikult Pogačar on ise välja öelnud ju, et ta osadel võistlustel jätab ruumi ka oma tiimikaaslastele, et nad saaks minna ja proovida ja võita. Et lõpuks ma ütlen ka seda, et oluliselt lihtsam on teha sellise liidri jaoks nagu Pogačar tööd ja võtta viimane vahetus 8 kilomeetrit enne finišit, teinekord lausa 28 kilomeetrit enne finišit või 48 kilomeetrit enne finišit. Ja öelda, et tõmbasime sõidu juppideks ja Pogačar läks ja võitis, muidu oleksime ise olnud oma sõitude ees ja teine, kolmas, neljas. See on kõik oletus. Lõpuks, kui sa hakkad võidu peale sõitma, siis jääb asi kinni nüanssidesse, detailidesse, nagu me praegu Girol nägime, siis päriselt seda võitu ära tuua on ikkagi väga-väga keeruline. Et loomulikult tegemist on ülikõvade vendadega, kui me võtame seal Adam Yatesi, võtame McNulty, tegelikult võib-olla ei ole päris esimese järgu nimi, aga ta on alati olemas seal mingid Ayuso, Almeidad, et ütleme seda kaadriväge, seal on nii, et vähe ja selge see, et see mingil hetkel neile osadele võib seal saada, ütleme, saatuslikuks, et nad leia oma kohta selles tiimis, nad ju ise tahaks enamat, kui neile võimalust antakse ja liiguvad lihtsalt ära. Et üldse imesta, kui mõni meeskond üle ostab. Aga kui Rene, sa alustasid ka tegelikult, et suurim kaotaja Girol oli vaieldamatult siis Red Bull, Hansgrohe ja Primož Rogliči näol. Ei ole peaaegu ühtegi hooaega, kus ei oleks nii, et Rogličil on üks kindel eesmärk, ta sinna eesmärgil läheb, ta kukub ja siis võtab ikka oma eesmärgi number 2, milleks on Vuelta a España ja siis on selle ära võitnud 4 korda. Et kas see on lihtsalt ikkagi, kas Rogličil on midagi puudu jäänud, et ta nii-öelda liitus rattaspordiga sellisel tasemel ikkagi üsna hilja, tal ei ole sellist noorest peast peale sõitnud. Kas see on põhjus, et ta kukub nii palju või on siiski ühel mehel on lihtsalt maailma kõige suurem ebaõnn? Et Jass, mis hinnangu sina annaksid Rogličile? Ja lisaks küsin ka see, et kas sa näed, et Roglič tuleb veel tagasi suurtuurile liidrina? Seda, kas ta tuleb veel liidrina kindlasti tuleb tagasi, aga kas ta võidab, see on ise küsimus. Aga mis puudutab tema seda nii-öelda rattasid oskust, sest
mulle tundub, et ta sai selle, ta ei ole kunagi hädas olnud laskumistel või ta ei jäta vahesid sisse. Seda nagu ma ei ole tähele pannud, aga siuksed väga rumalaid vigu või nagu see viimane kukkumine, mis tal oli täitsa tühja koha pealt. Ma ei tea, mis seal täpselt juhtus, et tagumine ratas läks plokki natuke külg ette ja siis nagu tsiklimees kurvis lendas üle lenksu, mis on nagu jube halb on niimoodi kukkuda. Et mis tal seal juhtus või ei tea, aga neid siuksi rumalaid väikseid vigu, mis lõpevad halvasti, on tal tõesti natuke rohkem kui võidusõitel, kes on nagu noorena alustanud. No, aga kindlasti liigume siis nii-öelda Giro võitjate poole, ehk siis ja esiteks tahaks alustada siis Lidl Trekist. Mats Pedersen, Ciclamino särk, paar etappi, lisaks Dan Hooli etapivõitja ja noore Tšehhi ratturi Mattias Vašeki. Suurepärased ikkagi saavutused. Aga Mats Pedersen väga hästi sõitis kevadklassikuid, aga tuuril sellistel suurtel täiesti sprinteritele mõeldud etappidel tal jääb natukene nii-öelda puudu tavaliselt, et kas see ongi selle Mats Pederseni see kõige sellisem leib, nii Giro kui siis Vuelta Espana need etapid või ikkagi näete, et ta on tegelikult endiselt konkurentsivõimeline ka siis Tour de France'il näiteks Jonathan Milani või teiste tippsprinterite vastu? Pedersen ongi natukene selline klassikute stiili võidusõitja. Ta on selge see, et ta on kiire ja ta on ülivõimas. Kui räägime puhtast sprindi kiirusest, kui minna sileda etapi peale, siis selge see, et see konkurents on seal oluliselt tihedam. Et seal on mehi külg ja külg, kes talle vastu saavad ja ka seal ongi keerulisem talle läbi lüüa, et kui räägime puhtast sprindist. Aga kui räägime stiilis eelmise aasta Vuelta või nüüd selle aasta Itaalia tuuri etapid, siis need olid piisavalt rasked, et paljud sprinterid ei lähe siin isegi kohale, sest nad ei tule toime selle profiiliga. Aga Pedersen läheb mäkki ikkagi väga hästi, et siin hooaja alguses Tour de la Provence'il on üks etapp, kus see on siis teine etapp, 3 etappi seal oli see aasta, on teine etapp selline, kus on 6 kilomeetrit mäkke ja sealt on 20 kilomeetrit finišini nii kopikatega siia-sinna. Ja ta on nii kõva, et ta selle 6 kilomeetrise tõusu peal sõidab nendele ronijatele käest ära. Sest ta lihtsalt on, tal on see teravus, tõus ei ole nii järsk, ta on selline 5-6 prosa, korra viskab ka 7. Ja kuna ta on nii võimas ja seal ilusti lahti ära veetakse, siis põhimõtteliselt spurdib selle viimase kilomeetri üle nuki niimoodi ära, et ega keegi kaasa ei lähe. Või kui mõni mees suudab kaasa minna ja kannatab lõpuni ilusti välja ka veel. Et eelmine aasta ta pidi seal jooksikute grupi niimoodi üksinda tagasi tooma põhimõtteliselt lõpus ja see aasta ta võitis selle niimoodi ära. Et ega Pedersen läheb ikka mäkke väga-väga hästi ja ärgem unustagem, ta on ju endine maailmameister. Et maailmameistriks niisama ei tule ja ta ei tulnud maailmameistriks sprindi finišiga, vaid ikkagi natuke Van der Poeli stiilis üles-alla radadel. Et selles mõttes on ta kõva vana. Aga Jass, kui sina endise tippsprinterina vaatasid seda Giro d'Italia sprindietappe, kui suur erinevus on siis Giro sprindietapil näiteks Tour de France'i etappidega? No, neid sprintereid oli vähem Girol, kuna need etapid oli nagu põhjus, mida just Rene ütles, et need sprinterid oli lihtsalt vähem. Need, kes seal olid, need olid nagu, kes lähevad nagu enam-vähem mäkke ka, nagu Gaten Groves, Mats Pedersen loomulikult, või siis Olaf Koi, kes läheb ka nagu enam-vähem hästi mäkke. Aga suurt hulka sprinterid seal tegelikult, või oli seal sprinterid oli, aga nad on palju vähem nimekamad, kes tuurile tulevad. Aga enam, ütleme, Mats Pedersen, ma täpsustan, ta võiks 4 etappi minu teada. Ja siis kõik seal enam suured nimed said kõik ühe kaupa või 2, et siis üks uus siuke, minu jaoks täitsa uus nime oli see Van Uden, mis ta nimi oli. Aga ei, Lidl Trekil oli igas mõttes täielik jackpot Giro, kui välja arvata muidugi Giulio Ciccone. Ma pean poistiga rääkima, mõned paneb meil nii hullu mürgi. Kõrva liigu. Kuule, meil ei saanud. Jah, nii palun ära. Palun nüüd. Me leppisime kokku.
ma pärast teen. Ma oleks peksa siin. No Rene saab anda oma lastele või teistele ära, ei asja ära kätega veel kallale mine. Aga mehed, nüüd ma annaks sellise võimaluse avatud nii-öelda vastuseks, et mis oli teie jaoks, kui Girole tagasi vaadata, selline kõige suurem üllatus, et neid üsna lahtine Giro oli, nagu ikka, suurtuuridel kukkumise ja kõike muud, aga oli see Astana tegelikult vinge etapivõit, üks päev roosas särgis olnud mees või siis näiteks Derek G 4. koht või tegelikult see, et Pidcock oli, ma ei tea, kui paljud rattaspordifännid üldse teavad, et Pidcock Girot sõitis, sest mitte üheski kaadris ei olnud teda näha. Et mees, kes on muidu see mees, kes tavaliselt kõige esimesena ründab sellistel vaheetappidel, et mis oli teie jaoks selline üllatus või ebatavaline olukord Girole tagasi mõeldes? Vabalt valitud, kes soovib alustada? No, minu jaoks suurt üllatust justkui ei olnudki. Võib-olla kõige suurem üllatus oligi see UAE nagu hävimine jõu poolest, et eelkõige Ayuso just eelkõige. Tema niimoodi lagunes laiali ja lõpuks Del Toro ka said ikka jõuvarud otsa. Ja võib-olla hea positiivne uudis oli, sest on mu üks lemmikvõidusõitja, et Richard Carapaz, kui kõva ta oli ja kui see etapp, mille ta võitis, oli ikka väga, väga vinge ja väga peenelt tehtud. Aga kui Richard Carapazi peale enne, kui ma Renele sõna annan, Carapazile peale mõeldes, ennem ka ütlesid, et tundus, et tema oli tegelikult jõu poolest kõige tugevam. Mis ta oleks pidanud selles olukorras tegema, kus ta oli väidetavalt siis Del Toro hiljem intervjuus ütles, et ta palus, et Carapaz temaga koostööd teeb. Carapaz mõtles, et ei tee, lootes, et Del Toro ta järgi viib ja kartes seda, et kui ta teeb koostööd, siis Del Toro ikka lõpus võidatada. Kas ta tegi tegelikult õigesti? Et oleks ta järgi viinud, siis ta oleks teise koha üsna kindlalt saanud, nüüd jäi 3. See on selline suur rattasportide fännide debatt olnud. Kas ta tegi õigesti või Carapaz tegelikult kaotas nii enda jaoks kui Del Toro jaoks selle Giro? No sellest me ka ennem Renega rääkisime, et nad tegid selle vea, ma mõtlen, IF tegi selle enne seda suurt tõusu viimast. Tegid seda tõusu alguse nii valusalt, et kõigil oli apnik kinni. Simon Yates oli natuke maha jäänud juba ja siis hakkas Del Toro teda kartma. Ja siis Carapaz jätkas seda paugutamist. Del Toro ei julge mitte midagi teha. Ja siis tuli Yates, ei tea kusagilt, sõitis mööda ja siis Carapaz hakkas järsku Del Toro otsa vaatama, aga Del Toro kartis seda Carapazi nii palju, et ta ei teinud ka mitte midagi. See ongi siuke närvide või psühholoogiline mäng tekkis, et sellest tuli puhtalt võitjana Simon Yates, kes ma usun, et ei loodnudki, et selle Giro võidab. Aga kas IF siis oleks tegelikult pidanud ka kasutama satelliitratturit, nagu kasutas Jumbo Visma Van Aerdi näol? Rene võib-olla räägib siis. Ja ma usun ka, et see satelliitrattur oleks kindlasti aidanud. Eks nad panid selle taktika paika, olles enesekindlad, et Carapaz saab neist lahti. Aga tegelikult vastast ei tohiks kunagi niimoodi alahinnata, eriti suurtuuri 20. etapil, kus sul on selline tõus ees. Et mahlad on välja ära pigistatud, need tasemed või nende jõudude vahekorrad on juba eelnevatel etappidel enam paika ära sõetud. Sa juba näed etapist etappi seal viimastel etappidel, mägistel etappidel eriti, et kuhu poole see kaalukauss on. Ja kui sa lähed nagu niimoodi seda olukorda murdma enda kasuks, siis see maksiski tegelikult Carapazile valusalt kätte ja lõikas näppu lihtsalt sellega, et isiklikult ma oleks, võit on oluline. Carapaz hakkas nüüd seda jonni võib-olla seal ajama, et kui mina ei võida, siis sinu teha, et sa võidaksid või kaotame koos, mul ei vahet, kas ma olen 2. või 3. Ma arvan, nii ta sellesse suhtus lõpuks. Aga kui see jonn kõrvale jätta, siis oleks võib-olla võinud tõesti natukene rahulikumalt võtta selle tõusu algust esiteks. Teiseks
mitte plahvatuse pealt alustada tõusu, vaid ennem ikkagi nagu need hapnikukraanid kinni keerata teistpidi, et sa ei lähe pane hooga alt peale, vaid sa lähed, tõmbad natukene madalama selle, ütleme, survega, tõmbad kõik täpselt sinna piiri peale juba ära, et kõigil on hapu majas ja siis hakkad laamendama ja tegelikult üle nuki seal viimased 5 kilta või 3 kilta või no seal oli ruumi küll ja küll, et üle minna ja see sõit ära teha, eks ole. Loomulikult oli meeletu taktikaline viga ka see, et Vaut oli ees, võib-olla mingi hetk isegi unustasid ära, et ta seal ees on, et millest tea on ju ja et sa lasid Jeitsiga niimoodi vahe sisse, no siis mäng on kohe tehtud. Tegelikult seda võimekust ju oli mõlemal olemas, et Jeitsile järgi minna. See omavaheline jonn oli pigem see, mis seda takistas. Võib-olla pigem Carapasi jonn ja Del Toro lihtsalt oli hirm nahas, sest ta oli pidanud nii palju kannatama juba neid Carapasi litreid ja vastama nendele ja ma arvan, et see oli see koht, kus noore mehe kogemus või kogenematus võib-olla maksis kätte, et oleks pidanud ikkagi selle Jeitsile rahvuslikult järgi minema, sest need Jeitsi minekud ei olnud nii, või see Jeitsi minek ei olnud nii valus, mida ei oleks suutnud Del Toro teha. Pigem ta kartis neid teravaid Carapasi minekuid ja ta kartis uuesti Carapasi käest seda litrit sisse saada. Kuigi isegi antud olukorras, mille sa tea, jääd Jeitsiga kokku, no see on pärast tagantjärgi tarkus muidugi, praegu targutada on hea, et võidusõidus sa niimoodi ei mõtle, aga lõppkokkuvõttes, kui oleks isegi see Carapas selle vahe sisse saanud, Del Toro oleks Jeitsiga koopereerunud seal, siis oleks see Wout van Aert ikka vastu vaadanud sealt orust, et oleks selle Jeitsikese sinna järgi vedanud, lootus, et võib-olla Jeitsik lõputõusu peal suudab midagi Carapasi vastu, kuna Carapas on üksi poolt seal vahel, tõuseb kokkuvõttes 3. kohalt teisekski, on ju. Et noh, need on need asjad, mida sa sõidujooksul enam ei suuda seal hapnikuala läbi mõelda. Sa oled ikkagi selles nagu heat in the moment, nagu öeldakse ja ei ole midagi teha, et lihtsalt see eelnev plaan oleks pidanud olema võib-olla vähem ambitsioonikam Carapasi vaatest, et minema natuke kindlama peale välja, sõitma vennad ikkagi kõik ilusti hapnikuvõlga ära, sinna kuskil kõrguste peale ära, kus ka tegelikult Carapas tunneb ennast koduselt ja siis seal proovima need hapnikuraanid kinni keerata. No muidugi oht on, et ega Carapas Del Toro tunneb ennast samamoodi mehhiklasena, ma arvan, et see kõrgustas päris hästi. Kui jah, seda tõusu algust või eelviimase tõusu algust tagasi vaadata, siis oli jah, Carapasi nii-öelda lahtivedaja pani sellise sprindiga sealt üle, et põhimõtteliselt terve aeg oli Carapasil oli mingi rattapikkus oma tiimikaaslasega vahel, et ta oli ka nii silmamunade peal, et seal taga hoida ja kindlasti hiljem siis jah, selle Del Toro selline kogenematus mängis rolli, et peame siiski jah, meelde tuletama, et 21-aastane mees esimest korda sellisel võidusõidul üks päev enne oma karjääri suurimat võitu, tõenäoliselt natukene vererõhk läks natukene liiga kõrgeks ära, aga Rene, siiski sama küsimus nagu Jassile, et mis selline üllatus sinu jaoks oli, mis kõige huvitavam hetk oli siis, kui välja arvata siis eelviimase päeva Jeitsi rünnak Giro? Ta võib-olla ei olnud niivõrd suur üllatus, aga sellegipoolest nagu märkimisväärne, et kui võimas oli Lidl Trek minu jaoks. Et see ei olnud see, et Pedersen võitis need 4 etappi ja see ei olnud ka see, et okei, et nad nendel siledatel etappidel suutsid nagu hästi toetada, nad ei olnud ka siledad, nad ikkagi tõusude peal sõiti laiali see punt. Siis pärast neid vendasid, kes seal Lidl Trekis tegid, ka Carlos Verona, kes võitis etappi peale seda, kui Ciccone oli mängust väljas, eks ole. Et see tiim oli nii kõva, et kui sul liider on eest läinud, siis tegelikult Carlos Verona ei ole sellise nimega vend, et nagu me räägime siin Ayusodest või Almeidadest või jumal teab kellest, Jeitsidest, siis ta sai rohelise tule, läks ja võitis etappi. Et nad olid nagu igas mõistes ikkagi nii kõvad, et see pani küll natuke kukak kratsima, et see ettevalmistus ikka neil õnnestus väga hästi, sest niimoodi ühe tiimi poolt tegelikult domineerida selliseid sprindi ja keskmäestiku etappe, et see oli aplausi väärt. Ühe märk, Red Bull Bora üllatas Pellizzari, 2 põhiliidrit mängust väljas ja Kutt oli kohe pildis ja täiesti võrdsena nende põhiliidritega. See oli nagu selline meeldiv üllatus nende tiimist. Loomulikult see oli tiimide
kergenduseks oli ka Nico Densi etapivõit, mis oli ka väga peenelt tehtud, et üksinda suures atrõuvis läheb siin, atrõu läheb laiali, sõidab üksinda sinna ette ja sõitab üksinda eest ära. Väga peenelt tehtud. Nico Dens on üks nendest vähestest meestest, keda võib nimetada ikka jooksikute nagu eksperdiks, et tal on seda ninas õige hetk kuskil üles leida ja see siis ära realiseerida. Ja Belisari on kindlasti, ma arvan, Red Bullile tuleviku vaates nüüd üks kaart juures, kelle peale võib mängida. Aga ma siin tõmbaks nüüd ka vaikselt Girole siin joone vahele. Juuli on rattaspordi mõistes kõige vägevamad kuud, kuna toimuvad siis kaks nii-öelda ettevalmistavat sõitu Tour de France'iks, Critérium du Dauphiné ja Tour de Suisse. Muidugi kõikide riikide meistrivõistlused, nii nagu ka Eesti ja Baltikumi meistrivõistlused ja siis juuli alguses algab Tour de France. 8. juunil on Critérium du Dauphiné, kus on eelmise aasta Tour de France'i kogu poodium kohal. Pogačar, Vingegaard, Remco, Evenepoel. Kui vaadata, mida viimase sellise 9 kuu jooksul või 12 kuu jooksul on teinud Pogačar, ta on puutumatu. Maailmameister, see kevad ei olnud sõitu, kus ta oli top 5-st väljaspool, aga ta ei ole tegelikult vormis Evenepoeli ja siis Vingegaardiga peale eelmist Tour de France'i kokku läinud. Kuidas te näete seda, et kas Vingegaard ja Remco saavad Pogačarile lähedale siin nii Critérium du Dauphinel kui ka Tour de France'il või Pogačar lihtsalt jätkab oma täielikku rattaspordi domineerimist? No, üks võidusõitvad sõitsid ikka koos, see oli Amsterdamis Lies. Ja, aga siis ei olnud, Evenepoel ei olnud just tagasi tulnud siis vigastuspausilt, et kindlasti ta ei olnud tippvormis, ei saa öelda. No, ütleme niimoodi, et Vingegaard on täiesti suur küsimärk, et ta siin kevadel miskit võitis on ju. Ei Baski või mõned. Või Kataloonia. Vingegaard andis eile just intervjuu, kus ta ütles, et võrreldes eelmise aastaga ta tunneb ennast kui täiesti teine mees. Et ettevalmistus on kordades parem. Kas see on lihtsalt hirmutamine või võib see päris olla? Aga mis sa arvad, Jess? Ilmselt see tõsi on. Kindlasti eelmine aasta tuli ikka väga toore vormi pealt. Aga selle aasta võidusõite vaadates, kus Pogačar paugutas, mulle tundus, et on veel tugevam kui eelmine aasta, ma ei tea. Evenepoel ma ei usu, et ta nendele kahele vastu saab, aga need Vingegaard ja Pogi omavahel, see on, eks see Dauphiné annab mingisuguse juba indikaatori, aga praegu ei oska küll midagi öelda. Aga kui enne kui Rene sulle, siis võib ju ka täpselt nii juhtuda, nagu juhtus Girol, et nii-öelda kaks suurt Vingegaard, Pogačar vaatavad ainult 11 ja tuleb selline Simon Yates-laadne Remco Evenepoel, kellel on hea taktika kuidagi ja suudab neid üllatada. Et selline pool naljaga, aga Rene, mis sa arvad? No, Vingegaard võib rääkida, mis ta tahab, ma arvan, aga ma kipun ikka arvama, et Pogačarile on väga keeruline vastu saada. Muidugi, eks Vingegaard on pikalt valmistunud, ta sõitis tegelikult hooaja algul ülivähe võidu, ta võitis Algarve tuuri ja siis ta sõitis Paris-Nizat ja ta ei lõpetanud seda. Sealt alates ta on tegelikult keskendunud ainult selle, et ette valmistatud Tour de France'iks. Evenepoelil oli siin kukkumine hooaja algul ja luumurd ja vigastuspausil tagasi tulek. Et sai esimesel võidusõidul oli kohe ülikõva, aga tegelikult selline nagu värskuse pealt natukene tuli pani ja ega tal seda head minekut sinna otsa näidata ei olnud, et kindlasti ei olnud ta ka veel sellisel tasemel. Rene ja Jaan, teie tundub, et mõlema ennustusel on see, et Pogačar lihtsalt jätkab samal kursil ehk siis võidukursil ja siin Tour de France'i võitja küsimuses ei ole küsimust, kui mingit kukkumist ette ei tule. No, ma ei julgeks seda öelda, ma ütlen, Dauphiné on hea indikaator, aga ja see Vingegaardi kasuks võib-olla natuke räägib, et see aasta Tour de France, ma arvan, et ei ole väga tehniline, ta on pigem ainult
füüsiliselt raske, aga tehniline ta ei ole vist selline, seal ei ole neid valget teed, etappe ei ole, munakive ja mitte midagi niisugust ei ole. Ja, no selles mõttes ja, et tuuri peal ei ole sellist tehnilisust, aga ikkagi need, ütleme, tuuri algusetapid, mis seal üles-alla on ikkagi ehtsad klassikus stiilis, kus on üles-alla järsud nukid finišisse ja nii edasi, kus ka vahed sisse tekivad. Seal on ikkagi vaja mehe eest väljas ka olla, et positsioonil püsida see lõputõusu all, et mingisse vahesse jälle jääks. No ma ei tea, ma julgen pakkuda küll, et Pogacaril on see aasta seal esimese nädala lõpuks minuti edu käes Vingegaardi ees. Ja sealt pealt minna nüüd Pogi vastu, no saame näha, mis see Vingegaardi võimekus on, eks nende pikkade tõusude peal ja eelkõige võib-olla temposõidus on see tehtav, et Pogile natukene vastu hakata. Aga ma ei tea, ma ise olen küll natukene selles mõttes Pogacari uskunud, et ma olen ise kohal, ma olen oma tiimis spordidirektor Dauphiné Libereel, et siis ma või kriteerium de Dauphiné on nüüd see nimi. Et ma näen ilusti seal, mis see võimekus on ja tegelikult ka kriteerium Dauphineel on seal esimesed 4 grupisõitu on piisavalt, ütleme, tuuri sarnased nende algusetappidele, et näha ära, et kui palju seda teravuse vahet siis selle Vingegaardil ja Pogacaril on, et seal on võimalik samamoodi Pogacaril lõpus tõusunukkide peal rünnata, et ta ei ole küll nii raske, et nagu tuuril on seal osad etapid alguses, aga sellegi poolest mingi indikatsioon ja ma arvan, et Vingegaardil on pigem suurem saanud Pogi vastu siin Dauphineel kui tuuril. See on minu hinnang, aga saame näha, et ise ma olen Pogacari usku miski pärast. Aga Eesti rattaspordifännid kindlasti loodavad, et see aasta oleks tuuril ka eestlane esindatud. Ega meil selleks on ainult üks variant, Madis Michels. Ärme selle peale hakka spekuleerima, kas ta saab või mitte. See on EF Educationi otsus, loodan, et saab. Aga kui ta peaks saama, spekuleerime selle pealt, et kui ta saab, mida võiks Madis Michelsilt siis tuuril oodata, kas lihtsalt läbisõitmist, esimest tuurikogemust või tegelikult mingil etapil ikkagi konkurentsivõimelist tulemust? Ma ei tea, Rene, sa oled need etappidega rohkem kursis, et kuidas on neid tema jaoks sobivaid või ütleme niimoodi, et võidetavaid etappe on? Ja, see on tiimi nüüd siseküsimus, et mille peale nad tuuril välja lähevad. Et kui nad mängisid nüüd Girol, EF Education mängis Girol ikkagi väga selgelt Carapasi peale ja olid kaasas ka sellised mägede pojad, kes ta suudaks seal aidata mõnel määral. Loomulikult ka Askren mootorina, kes võttis oma selle etapi seal Girol ära. Siis tuuri peal on päris palju selliseid üles-alla etappe, nagu ma just mainisin eelnevalt. Neil on Marin van den Berg tiimis, kes ideaalis võiks üles saada nendest paremini kui Madis ja paremini tulemust teha. Et tal ja ka kiire jalaga kutt, kes võib ka pundifinist teha. Samas võib EF vabalt mängida selle peale, et võtta siis Madis näiteks siledamateks etappideks kaasa. Neid väga palju see aasta tuuril ei ole, aga neid on. Pigem on ikkagi sellised raskemapoolsed sprindietapid ja ma ise julgen arvata, et kui Madis saab tuurile kaasa ja ta peab ennast, ütleme, seal väsitama etapi tulemuse, ütleme, pärast või etapi tulemuse jaoks ainult loetud arv etappidel ja ülejäänud saab tal olema selline läbikulgemine, siis ma ise usun, et talle sobib kõige paremini viimane etapp Pariisis, sest seal on täpselt selline väike element sees, kus ja ta ei lähe ka kindlasti rohelist särki püüdma, seda ma ammugi usu. Ja varemgi Pariisis üllatusvõiteid olnud, et alles Jordi Meusi siin võitis Champs-Élysées ja nüüd on meil pandud see tõusukene sinna sisse munakiviga või sellise tänavakiviga, et mis ka Madisele võiks sobida, ta on juba tuttav sellega, eelmine aasta Pariisi olümpial sai sõita, ta teab täpselt, mis ees ootab. Et ma julgeks väita, Madise kõige parem võimalus on Champs-Élysées etapp, kui ta saab tuurile peale. No see oleks küll ikkagi kasutaks uuesti legendaarne, kui seal Michels peaks etapi võtma ja mulle tunduks ka, et see on üks
parimaid võimalusi talle, aga ma arvan, et ei tasu ka selles mõttes maha mängida seda, et kui Michels peaks tuurile peale saama, et siis tegelikult sellistel nii-öelda ülemineku etappidel, transition stage idel, et kui ta saaks ka õigesse jooksikute gruppi, siis me oleme näinud tema ühepäevasõidu tulemustest, et ta tegelikult suudab seal vunkida küll sellises 5+ mehega jooksikute grupis ja sealt tulemust teha, et tema ampluaa tundub ikkagi üsna suur olevat. Või mis teie hinnang? Jah, ma arvan ka, et sellistel etappidel võiks täitsa võita. Jällegi, mul ei ole etapid silme ees, ma kunagi ammu vaatasin need läbi. Aga jah, selleks on nagu õnne vaja, selleks sa pead võitlema etapi algul tihtipeale tund või rohkem, et lõpuks sul on ikkagi see õnne küsimus ka. Loomulikult peab jalg olema, kui etapi alguses, raske etapi alguses suudad atrõõv üldse minna. Sul peab ikka väga hea jalg olema, aga see peab õnne olema. No, kui tiim võtab ta peale siis eesmärgiga, et ta on sprinterit vaja, sest muidu nad teda kaasa ei võtaks, siis kindlasti nad ei lasegi talle neid liigutusi teha, et minna sellistesse jooksukute gruppidesse ennast esitama, et nad hoiakski ta puhtalt. Selleks on need teised mehed, Paulis ja et siis nad hoiaks, ma arvan, Madist puhtalt ikkagi pundifinissi. Suures atrõõvis Madis on juba midagi võitnud või midagi saavutanud, et ega ta päris anonüümne ka ei ole. Konkurendid teavad, kui kiire ta on. Aga siis seda lõpuni välja mängida. Aga head kuulajad, te siit tänasest taskuhäälingust kõige rohkem kuulsite ka seda, et Rene Mandri ütleb, et siis esimese nädala lõpuks on Pogačaril minutiline edu teiste ees. Ehk siis me ootame kõiki kuulajate kirju esimese nädala lõpus. Kas siis saate saata Renele šampusepudeli väga hea ennustuse eest või saate noomida, et mis eksperdid te küll ka olete. Ja, palun, Jess. Et mitte üheminutiline edu kõigi ees, vaid pingekaardi ees. Vot, see oli väga, väga õige täpsustus Jassi poolt, et võib-olla tõesti on üldsegi liidrijärk tollel hetkel juba Michelsi ees, kes ikkagi sai mingil etapil paari minuti keest ära ja võitis Eesti rattaspordi siis hümanguks ühe etapi. Aga selline oli tänane rattalõvi siis taskuhääling. Rääkisime Tour Estoniast, Girost, Tourist. Rene Mandri, Jaan Kirsipuu, Eesti rattaspordi legendid, siiski mitmuses. Rene, ära kurvasta. Jälgige meid erinevates kanalites. Järgmised episoodid tulevad juba peatselt ja minu poolt soovitus, et kui ilm on ilus, minge rattaga sõitma. Äkki Rene ja Jass ütlevad ka teile head mõtted kaasa. Rattasõidust tulevad head mõtted. No Jass isegi rattaga siiani, et mul on piinlik, ma pean ta rattaga ära saatma nüüd. Suurepärane, ma näen jah, et Jassil on juba rattariided seljas. Loodetavalt näeme ja kena rattasõitu teile.